20 aastat ei olnud mingit probleemi, aga nüüd, kui sõidad mööda Eestimaad ringi ja sõidad mingist majast mööda, siis hakkab film jooksma. 90. aastal oli 2 võimalust, kas minna Nõukogude armeesse või valida asendusteenistus, et Jõgevamaal asendusteenistuseks pakuti siis 2 varianti, et kas Jõgeva metsamajandi saekaatri tööliseks 200 meetrit minu kodust või siis sinna miilitsamajja miilitsionääri abiliseks. Ma mõtlesin, see 6 kuud kannatan seal ära, sest Kuristo saekaatrisse minna ei saanud. Ema oli seal ülemus, 18-aastane juba ja sinnamaani olin pidanud ema sõna kuulama, aitas küll. Ja siis üks vana, eriti tähtsate asjade uurijana töötanud mees ütles, et mis te poisid niisama jälgute, et näed, politseikool tehti, et tema luges kuskilt uudist, et minge sinna kooli. Ja minu baarimees, kes too aeg oli, töötab ka täna, et kellega koos töötasime esimesest päevast, siis tekkis niisugune mõte, et läheme proovime. Õnnestus mõlemal ja lõpetasime mõlemad selle esimese lennu Paikuse politseikoolis. Edasi siis tulin Jõgevale tööle kordnikuna. Töö oli niisugune üldse mitte see, mis koolis õpetati. Et see oli nagu päris elu. Et naljakaid juhtumisi oli kogu aeg. Sündmuskohtadel käisime alguses liinibussiga, siis oli edasisamm oli päris kõva, kui kumbki saime mootorratta külgkorviga. Et see oli juba niisugune kõva asi. 90-ndatel oli ju see, et kui sa hommikul läksid tööle, siis loeti ette kõigepealt, kui palju tapmisi oli üle Eesti. Et see oli... Ja neid enesetappe oli ka meeletult palju ja algul ei olnud neid, me nimetasime raisakotkasteks. Et mul ta telefonis oligi, see nimi oligi raisakotkad, kes käisid hiljem neid lõipu vedamas. Algul vedasime ise, et sul tartasin kokku kuskil 200 inimest olen sellega koti pandud ja nööri otsast maha lõikanud paarkümmend. Üks müstiline juhtum oli jälle enesetapuga, kus oli üks pereisa ennast lauta üles poonud. Kutsuti mind kohale, võtsin ta maha. Näha pikemat aega juba seal olnud, et jäi kiirabi küll ootama, et aga teha seal enam veel midagi. Ja käisin siis selle sündmuskoha nagu ringi peale ja tulen tagasi ja nöör kaelast ära varastatud. Ja päriselt laiba küljest poomis nöör ära võetud ja siis tuli välja, et seesama poeg vaatas, et jumala hea nöör, seda küll kaasa ei saada. Keris oli selle selja taga mul kokku kerind ja endale põue toppinud. Et ta andis ta küll tagasi nõudmise peale, aga sõlm oli juba lahti arutatud ja niimoodi, et jälle sain targemaks, et sündmuskohta ei tohi jätta üksinda, mitte hetkekski.